Mispärast käiakse niimoodi koolides või mis mulje see meeskonnale, mis tunde see meeskonnale jätab, kui niimoodi koolist? Noh, esiteks on kindlasti väga hea algatus, et sellises koolis käid ja neid lapsi näed, siis tuleb paratamatult oma lapsepõlv meelde, oma kooliajad ja ma mäletan omast käest, et kui olid samasugune koolijuts nagu siin olid, siis kui käisid mingisugused spordistaarid, käisid koolis esinemas, siis pärast seda oli kuidagi nagu eriline tunne lapsena sulle, et kui sa oled harjunud muidu neid sportlasi nägema televiisorist või ajalehepiltides, siis nüüd sa näed neid reaalses elus siin ja korvpallisaalis, et pärast seda nagu läksid trenni ka kohe suurema tuhinaga, et ma arvan, et eelkõige lastele see tähtis, et natukene rutiinist välja tulla, näha neid oma spordimehi siin elu suuruses ja kui siit mõni laps saab juba niisuguse väikse spordipisiku või siis korvpallipisiku juurde, siis ma arvan, et see on juba väga-väga suur pluss kogu koolile ja kõigile kogu ühiskonnale, nii et igal juhul ma arvan, et see ei jää meil ju viimaseks ürituseks ja selliseid asju tasub teha ja nagu siitki näha, siis see läheb hästi peale nii meeskonnale kui ka koolile ja usun, et väga-väga vahva üritus ka emotsionaalses mõttes mõlemale poolele täna, nii et super! Koolidirektorina kindlasti on hea meel näha nii palju lapsi ja näha, et Rocki korvpalli mehed on siin saalis. Mis tunde see nagu jätab või mis tundega seda vaatad seda üritust? No väga hea tundega, kuna korvpall on üks selline minu lemmikspordiala ka ja siis olen hästi rõõmus selle üle, et meil õnnestus täna terve korvpallimeeskond siia saada, et meil lapsi oli saal täis ja tekkis selline hea kontakt. Ja ma arvan, et selline sõprus võiks edasi kooli ja ühe klubi vahel jätkuda ja mine tea, võib-olla mingi laps mingi aja pärast täiendab ka Rocki-ridu väärikalt. Kas Raatuse gümnaasium on Tartu Rocki fännide kool? Ma arvan küll ja täna on siis selline kena päev. Sai selline kena lakat tehtud ja paneme selle üles ja jätkame, sest ega me oleme siin ju peaaegu naabrid. Mis selline koolis käimine meeskonnale, mis tunde jätab või miks? Ma arvan, et väga positiivse, et alati on tore käia laste juures ja minu lemmikala propageerib ja väga positiivne üritus. Sa arvasid, et täna nii palju lapsi tuleb siia? Jaa, ega muidugi vist algklassid olid. Esimene kui viies, et sellises vanus alati julgevad käia ja käivadki lapsed rohkem kui vanemad. Väga tore, et oli palju lapsi ja ma loodan, et nendel oli ka tore. Oli nagu lootust võita ka vahepeal juba, kui nii hästi viskid sisse läksid? Absoluutselt, et kahjuks kingad ja teksad teevad oma töö, aga tundes Kerti siis ja tema korvpallikarjääris oli isegi hästi, et nii läks. Aga kust te sellise viskekäe olete saanud? No vot, ei teagi, et ise olen ka korvpallitrenni teinud juba 11 aastat, et juba pikem kogemus selja taga. Kuidas teile üldiselt meeldib see Rocki külaskäik siin? Väga kiht, et kui ma Rocki lehe pealt nägingi, et Raatuse gümnaasiumis käisid, et siis mul nagu tekkis endal ka kohe, et igal juhul võiks meie kooli ka tulla, sest esiteks meil on väga ilus võibla ja teiseks võiks siin ju loodustavaid korvpallureid juurde veel Tartus kasvada, et väga tore üritus. Kas korvpall ongi kesklinna kooli kõige populaarsem spordiala?
ja kindlasti üks populaarsemaid, eriti noormeeste seas, et sellel aastal võtsime ka teise koha linnakoolivahelistel võistlustel, mis on meie esmapannud. Nii et näitab, et populaarsus tendents tõuseb. Ja, ütleb, et Karri pani 5-4 ära, et oli närv ka sees, et äkki jääd alla? No jaa, ikka on närv sees. Tal olid koduseinad ka veel, et tal on väikest koduväljakul. Aga viimase viske pani lihtsalt meelega mööda. No ütleme nii, et tõeline gentleman ei võida kunagi naiste rahvast niimoodi, et võitis sõprustena. Aga kui oleks mõni mees vastas olnud, siis oleks ikka... Siis oleks koha kätte näidanud, ma arvan, et... Isegi praegu? Jaa. Isegi praegu. Aga see, et Karri, ta on ise ka korvpallis käinud. Ta on teini suguvõsast lausa. Kadri on käinud meie majas ujulamas juures, ma näen teda väga tihti. Mängib korvpalli ja väga hea käega ja igas mõttes väga tubli. Nii et järgmine üllatus vähemalt ka? Ei olnud, eks me teame, üksteist tunneme ja tema korvpallitaustaga ja mina korvpallitaustaga. Millal sa muidu viimati mõne viskevõistluse kaotasid? Ega ei ole neid olnud. Et ega juba aastaid pole neid olnud. Nüüd tuleb teisi treenida, mitte ennast treenida.